1971 aasta novembris Ainslie Parki kooli õpilaste soontes pulbitses elevus, kui nad matkates liikusid läbi Šotimaa avara Cairngormi platoo vapustava maastikku. Kuid see 17 koosnev grupp ei osanud aimatagi, et põnevast iga-aastasest väljasõidust saab kiiresti järjest hullemate sündmuste jada, mis kulmineerub südantlõhestava tragöödiaga, mis raputab nende maailma põhjani. Oma hingematvailu, karmide ilmastikuolude ja ainulaadse elurikkuse poolest tuntud platoo lubas unustamatut kogemust. Kuid see teekond paneb proovile nende vastupidavuse, seab väljakutse nende ellujäämisoskustele ja viib lõpuks meeleheitlikule võitlusele elu eest Suurbritannia kõige rängimas mägimatkaõnnetuses. Enne kui sukeldume teemasse, väike hoiatus. See, mida kuulete, on üsna intensiivne. Seega soovitame vaatajatel olla ettevaatlikud. See lugu on nii vapustav, et see muutis sõna otseses mõttes ekskursioonide ja mägimatkade ohutusreegleid kogu Ühendkuningriigis jäädavalt. Kui näete, mis juhtus, siis saate aru, miks see oli vajalik. Ühendkuningriik on üks maailma kõige industrialiseeritumaid paiku ja selle tagajärjeks on vähem metsikut puutumatut loodust. Suurem osa Ühendkuningriigi maast on haritud või eraomandis ning olemasolevaid metsi hooldatakse ja majandatakse tavaliselt. Sa ei leia siit suuri liivakõrbeid ega suuri sisejärvi ning isegi kõige metsikumad paigad ei ole enam tõeliselt metsikud. Isegi parkides ja looduskaitsealadel, kus peaksid olema loodusele lähedal, on tsivilisatsioon koos oma mugavustega tegelikult kohe kõrval. Aga Šoti Cairngormid paistavad tõesti silma kui võib-olla viimane tõeline tükk metsikut loodust, mis Ühendkuningriigis alles on. See tohutu rahvuspark on Suurbritannia suurim ja on nime saanud oma kõrgema tipu Cairngormi järgi. See on tõeline paradiis vabaõhuhuvilistele, pakkudes matkaradu, ronimismarsruute, telkimisalasid, jõgesid süstaga sõitmiseks ja rattateid. Siin elab veerand Ühendkuningriigi harudastest ja ohustatud liikidest ning see on ka ainus koht, kus saarel võib näha viimast vabalt ringi liikuvat põhjapõtrade karja. Põhjapõdrad kuuluvad hirvlaste sugukonda, mitte jõuluvana lendava saani omad, kui sa juhtumisi mõtlesid. Aastaid on vanemad saatnud oma lapsi iga-aastasele seiklusele Suurbritannia viimastesse metsikutesse paikadesse, usaldades kogenud juhte kõigi turvalisuse tagamisel. Kahjuks muutus 1971 aasta novembris see, mis algas hariva väljasõiduna, iga vanema kõige hullemaks õudusunenäoks. Kõik algas üsna hästi tol jahedal novembri hommikul, kui 14 innukat õpilast ja nende 3 õpetajat Ainslie Parki koolist kogunesid valmis alustama 2-päevast navigeerimisretke üle platoo. Majesteetlike ja väljakutsuvate Cairngormi mägede taustal pidi see retk panema proovile nende mägironimisteadmised ja välitingimustes tegutsemise väljaõppe. Õpilaste jaoks oli see väike väljasõit lihtsalt armas seiklus läbi tõelise looduse. Ja kogu grupp ootas põnevusega selle suure metsiku ala avastamist, mis on tuntud oma vapustavate maastike, aga ka ettearvamatu ilma poolest. Nädalalat enne nende mägiseiklust oli plaanis õpilasi põhjalikult õpetada olulistes mägedes liikumise tehnikates. Ideaalis oleksid nad selgeks saanud sellised asjad nagu lummeastmete löömine, et järskudest nõlvadest üles liikuda, ettevaatlikult allapoole astumine järskudel laskumistel ning kuidas ohutult istudes nõlvast alla libiseda. Need pidid olema omandanud ka oskuse end peatada, kui nad ootamatult mäest alla libisema hakkavad ning saanud põhjaliku esmaabikoolituse, et osata tõhusalt hädaolukordades tegutseda, olles mägedes eraldatud. Kahjuks ei olnud nende saadud väljaõppe nii põhjalik, kui see oleks pidanud olema. Neile näidati neid oskusi vaid põgusalt, mistõttu olid nad eesootavate raskete tingimuste jaoks ebapiisavalt ettevalmistatud. Reisiks valmistudes varustati õpilased varustusega, mis oleks pidanud sobima külma mägise ilmaga. Varustuse ja spetsiaalsed riided andis neile matkakeskus, mis vastutas nende ronimise eest. Kuigi noored tõid kaasa oma püksid ja kampsunid. Nad kandsid kaasas selliseid esemeid nagu karabiinid, mis aitavad köisi kinnitada, rakmed ja priimust toidu valmistamiseks. Neile anti ka magamiskotid, mis on mõeldud äärmusliku külma jaoks, suured presendid hädaolukorra varjualusteks ja esmaabikomplektid. Kuid kaasaegne turvavarustus puudus või oli ebapiisav. Juhid arvas, et see saab olema lühike matk üles mägedesse. Nad eksisid rängalt. Ideaalis oleksid nad pidanud algusest peale olema varustatud kiivrite ja signaali otsimisseadmetega,
mis on järsul maastikul üliolulised ohutuse tagamiseks. Aga kes oleks andnud paari teismelise kätte nii kalli varustuse, kui tegemist pidi olema lühikese koolireisiga? Igal juhul puudus neil tõeliselt kogemus, et olla väljas tingimustes, millega nad peagi silmitsi seisavad. Nii et kui nad teele asusid, oli grupp teadmatusest alavarustatud ja neil puudus põhjalik väljaõpe, mis oleks võinud oluliselt parandada nende võimet ohutult liikuda ja ellu jääda Cairngormi karmides mäetingimustes. See ettevalmistuse puudujääk saab peagi õõvastavalt ilmseks. Teekond mägedesse algas Ben Beatty juhtimisel, kes oli 23-aastane Ainslie Parki kooli välitegevuste peainstruktor ja kogenud mägironija. Kuigi ta oli kogenud heade ilmastikutingimuste korral, pani see reis tema oskused tõsiselt proovile. Beatty saatis tema 20-aastane tüdruksõber Catherine Davidson, kes oli samuti entusiastlik matkahuviline ja kehalise kasvatuse tudeng. Kuigi tal oli üldiselt vähem mägironimiskogemust, oli ta talvel 2 korda Cairngormides käinud, mis tegi temast ainsa täiskasvanu grupis, kellel oli tegelik talvine Cairngormi mägironimiskogemus. Teine grupi juht oli 18-aastane Sheila Sunderland, vabatahtlik juhendaja, kellel puudus kogemus Cairngormides ja kes oli just alustamas 3-nädalast vabatahtlikku õpetajatööd Edinburghi haridusameti vabaõhukeskuses. See 3 inimesest koosnev grupp pidi juhendama 14 noort õpilast vanuses 14–18 aastat, kes pidid esimest korda õppima navigeerimisoskusi kaartide ja kompasside abil kontrollitud õppeolukorras. Kuud pärast juhtumid kerkisid küsimused selle kohta, miks kool lubas nii riskantset ekspeditsiooni ilma piisava kogenud järelevalveta ja arvestamata Cairngormsi talviseid äärmuslikke ilmastikutingimusi. Aga tol novembri hommikul ei tekkinud kellelgi kahtlusi reisi võimaliku ohutuse suhtes ning grupp asus teele. Selle piirkonna maastikus suursugusus võtab tõesti hinge kinni. See mäeahelik, mis on Briti saarte suurim, on kõrgel asuv imedemaa, mille kõrgemad tipud, nagu Ben McTui, ulatuvad üle 4000 jala. Üks selle mäeaheliku ainulaadsemaid omadusi on selle lamedad, platoosarnased tipud, mis erinevad oluliselt maailma teistes paikades tavaliselt leiduvatest teravatest ja sakilistest mäetippudest. Kuigi Cairngormid on suhteliselt kergesti ronitavad, muudavad platoo mäetippude pikkus, kaugus ja ilmastiku järsk muutus selle Ühendkuningriigi üheks kõige väljakutsuvamaks mäeahelikuks ronijatele. Lund võib sadada igal aastaajal ning lumeväljad püsivad kogu suve. Üks suurimaid väljakutseid Cairngormides on ilm, mis võib olla äärmiselt ettearvamatu ja muutuda kiiresti, eriti mida kõrgemale tõused. Plataal esineb sageli tugevaid lumetorme, tugevat tuult ja järske temperatuurilangusi, mis võivad olla ohtlikud isegi kõige kogenumatele mägironijatele. See muudab orienteerumise tõeliselt keeruliseks, kuna nähtavus võib minutitega oluliselt väheneda. Nii suures mäeahelikus on lihtne ära eksida, mõne jaoks lausa vältimatu. Selle tõttu on paigaldatud ajutised varjualused, et kaitsta rändureid ja matkalisi, kes on oma grupist kaugele jäänud või mägedes tormi kätte jäänud. Neil väikseid algelisi onne tuntakse nimega Boothid ning need on laiali mäestikunõlvadel. Boothi seed saab kasutada ka kohtumispaikudena või peatuspunktidena mitmepäevastel matkadel. Ja mida kõrgemale sa lähed, seda olulisemaks need muutuvad. Adjutiste ehitistena pole need midagi erilist, vaid lihtsalt mõned väga lihtsad varjualused, mis on tehtud plekist, mudast ja kivist. Üks neist varjualustest, eriti Kurrani on, sai sellest ekspeditsioonist väga olulise osa. 19. novembril saabusid 14 õpilast ja nende õpetajad Cairngormides asuvasse Lallacanlia vabaõhukeskusesse. Vabaõhukeskus oli harjunud võõrustama õpilasgruppe, kes soovisid mägedesse ronida. Ja just siin liitus grupiga 3. juht, 18-aastane Sheila Sunderland. Matka lihtsamaks juhtimiseks jagati teismelised eelnevalt 8 rühmaks. Edasijõudnemad määrati Beattyle, samal ajal kui Catherine ja Sheila hoolitsesid ülejäänute eest. Plaani oli lihtne. Mõlemad rühmad pidid ületama platood Cairngormi lõunaosast kuni Ben McTuini Cairngormi mägede tippu ning kogu teekond pidi lõppema 48 tunni jooksul. Ideaalis oleks see pidanud olema 10,5 miili pikkune matk, mis oleks olnud rühmale paras väljakutse, kuna enamik neist olid vaid 15-aastased.
aga nad olid sellest elevil, teadmata veel rasketest katsumustest, mis muudavad selle haridusliku ekspeditsiooni õudusunenäoks. Sellel laupäeva hommikul esitasid rühmajuhid oma planeeritud marsruudi Laganlia direktorile ning lisasid isegi lahenduse, et halva ilma korral peaksid mõlemad rühmad ekspeditsiooni katkestama ja otsima varju Curragnonis. Nende plaan kiideti heaks. Rühm jätkas tippu jõudmise kavandamist. Temperatuurid võisid küll langeda, kuid seni oli ilm stabiilne ja rahulik. Kuigi ilmaprognoos ennustas sel päeval kohutavaid tingimusi, otsustasid Ben Beatty ja Catherine Davidson, et ronimine saab siiski enne halba ilma ohutult lõpetatud. See oli mitmesaatusliku vea algus. Reis algas juba algusest peale probleemidega. Esiteks algas matk palju hiljem, kui nad olid planeerinud, umbes kell 11 hommikul. See tähendas, et neil ei olnud matka lõpetamiseks palju päevavalgust jäänud. Kui oled kunagi tõsiselt mägedes matkanud, siis tead, et tavaliselt tahad olla tippu juures hiljemalt keskpäevaks, sest halb ilm jõuab kohale hiljemalt kella 9 pärastlõunal. See grupp polnud isegi enne kella 11 hommikul alustanud. Kaotatud aja tasa tegemiseks tõusid nad Cairngormi mägedesse suusalifti abil, lootes säästa väärtuslikke päevatunde. Novembris loojus päike veidi enne kella 4. Pärast platoole jõudmist ja selle ületamist pidid mõlemad grupid laskuma eraldi. Catherine Davidsoni grupp pidi tagasi minema mööda Lärg Krüüd, samal ajal kui Beatty grupp pidi naasma, ületades Cairn Tuuli ja Bre Riachi oru teisel poolel. Hädaolukorra korral oli mõlema grupi plaan, nagu ma varem mainisin, jõuda Currambodi juurde, mis on ohutu koht palju madalamal Lärg Krüüs, kus nad oleksid öö veetnud. Ben Beatty Group koos kogenumate matkajatega liikus kiiresti ettepoole, tulles oma oskuste tõttu raskemate radadega paremini toime. Catherine Davidsoni grupp, kuhu kuulus 6 nooremat ja vähem kogenud õpilast, liikus aeglasemalt nende järel. Vahetult pärast seda, kui grupp alustas teekonda üle Cairngormi platoo, pöördus ilm täpselt nagu ennustatud ja halvenes kiiresti. Beni grupp sattus ilma tõttu tõsistesse raskustesse. Kui nad jõudsid Koire Domhani juurde, aedlustasid tugevnev tuul ja paks pehme lumi nende edenemist märkimisväärselt ning nähtavus vähenes. Mõistes kasvavat ohtu, otsustas Beatty pöörduda alternatiivsele ohutule teele, võttes eesmärgiks Curragnoni kui turvalisem ööbimiskoha. Nad jõudsid Onni juurde umbes kell 15:30. Kohale jõudes pidid nad ukse juurde pääsemiseks kõigepealt sissepääsu ette kuhjunud lume ära rookima, enne kui said valmistuda eesootavaks pikaks ja külmaks sööks. Kuid hoolimata rasketest oludest väljas, tundis Benni grupp end varjualuses turvaliselt. Nad ootasid tunde, lootes näha ka Catherine'i meeskonna jalajälgi väljas, sest plaani kohaselt pidid nemadki selles onnikeses varju otsima. Siiski ei jõudnud Catherine Davidsoni grupp varjualuseni. Battle, kellel oli märkimisväärne kogemus ronimises ja mägironimises erinevatel karmidel maastikel, nagu Iirimaa, Alpid ja Šotimaa läänerannik. Alguses arvas Betty, et Davidsoni grupp võis valida teise, võib-olla kergema tee teise varjualuseni. See eksiarvamus Davidsoni grupi asukoha kohta oli veel üks viga, mis viis lõpuks traagiliste tagajärgedeni, kuna ilmastikuolud jätkasid halvenemist. Öö edenedes halvenesid tingimused Beatty grupi ööbimiskohas märkimisväärselt. Lumi kuhjus ukse vastu nii kõrgeks, et hommikul oli neil juba raske seda avada. Nutikalt aidati grupi kõige väiksem poiss läbi osaliselt avatud ukse välja, et ta saaks väljastpoolt lume ära puhastada, ja nii said ka teised välja. Kogu katsumuse vältel oli Beatty väga mures Catherine Davidsoni grupi ohutuse pärast, sest nad polnud ikka veel varjupaika jõudnud. Rask otsuse ees seistes kaalus Beatty riske kadunud grupi otsimisel võrreldes vajadusega viia oma grupp kiiremas korras turvalisemasse kohta, alla Lari Kruu suunas. Tema peamine eesmärk sellel ekspeditsioonil polnud kunagi olnud laste füüsiliste piiride proovilepanek, vaid pakkuda neile harivat kogemust looduses. See ootamatu sündmuste käik sundis teda võtma kriitilise rolli, tasakaalustades oma praeguse grupi turvalisuse ja vastutuse kadunud liikmete eest. Pärast rasket tööd varjualusest välja tulles pidi Beatty rühm läbi sügava lume platoolt alla minnes kõvasti pingutama, sest karmid tingimused muutsid laskumise väga keeruliseks.
Tee peal kukuti ja libiseti mitu korda ning üks poiss oli isegi peaaegu tõsiselt viga saanud. Kuid nad lõpuks platoolt alla pääsesid ja jõudsid leerikruu suhtelisse turvalisusse, suutis Pete võtta ühendust Laganlia vabaõhukeskusega. Siis sai ta teada, et Catherine Davidsoni rühm polnud veel tagasi jõudnud, mis suurendas tema muret. Kui õhtu saabus nende teise päeva paiku mäel, umbes kell 16:30 jõudis Pete'i rühm Rotimurtsuse hütini, mis asub mägedest allpool ja kus neil õnnestus helistada Laganliasse ning koordineerida oma transporti. Kella 17:30 paiku kohtusid nad oma transpordivahendiga ning õpilased toimetati turvaliselt tagasi Laganliasse. Kuid kuna Davidsoni rühmast polnud endiselt uudiseid, jätkas Pete'i teekonda suusakeskusesse, seejärel Glenmore Lodge'i ja lõpuks mäest alla politseijaoskonda. Kella 7 õhtul, kui Davidsoni seltskonnast polnud endiselt midagi kuulda, teatati rühm ametlikult kadunuks. See tegevus käivitas kohese reageerimise. Päästemeeskonnad trotsisid lumetormi ja pimedust, asudes kadunud seltskonda otsima. Lisaks kutsuti appi ka Cairngormi, RAF Kinloss'i, Braemari ja Aberdeeni mäepäästemeeskonnad. Need meeskonnad koordineerisid ja valmistusid pühapäeva õhtul, et saaksid esmaspäeva esimese valguse eel otsingutega tõsiselt alustada, lootes keerulistes tingimustes kadunud matkajad üles leida. Tagasi mäel oli Catherine Davidsoni grupp hädas ja nad teadsid seda. Alguses, pärast lahkumist Pete'i grupist, seisid nad silmitsi raske teekonnaga. Plaan oli olnud selge. Nad pidid parklast lahkuma kell 11:00 hommikul. Tõusta Cairngormi 4000 jalasele tipule 1,5 tunniga, liikuda edasi Lahan puidile 2 tunniga, ronida 500 jalga Ben McTuile umbes 1,5 tunniga, laskuda Taylorsburni juurde 1 tunniga ja seejärel liikuda läbi Leeri Kruu, et jõuda Currambotisse veel 0,5 tunniga. Kogu matk pidi kestma umbes 6,5 tundi, ideaalis lõppedes Currambottis kell 17:15. Kuid mida sügavamale nad rajale liikusid, seda halvemaks muutusid tingimused. Kuna ilm halvenes kiiresti ja muutus täielikuks lumetormiks, muutus matk järjest raskemaks. Planeeritud ajakava hakkas lagunema, kui nad sattusid ootamatutele viivitustele, mis raskendas nende liikumist ja orienteerumist. Iga matkateelõik võttis rohkem aega, kui oli planeeritud, vähendades nende ajavaru läheneva õhtuse külma ja hämarduva valguse ees ning surudes nad ohtlikku olukorda kaugel Curranionnist. Kui päevavalgust oli jäänud vaid umbes 4 tundi, pidi grupp läbima 6 rasket miili, et jõuda oma planeeritud varjualuseni. Teekonda raskendasid tugevad tuuled, mis on mägistes piirkondades tavaline oht ja võivad muuta isegi lihtsad matkad ohtlikeks ettevõtmisteks. Sel konkreetsel nädalavahetusel halvenes olukord veelgi, sest lumi oli ebatavaliselt puuterjas, mis takistas grupil tõhusaid varjualuseid või kaitseauke kaevamast. Hudjar ja lume ja lõikava tuule koosmõju tungis nende varustusse ja magamisvahenditesse, võttes neilt isoleerivad omadused ning käivitades külma ja niiskuse nõiaringi, mida oli raske murda. 6 Cairngormi mägedesse lõksu jäänud lapsele, kes sattusid viimaste aastate kõige hullemasse lumetormi, osutus see saatuslikuks. Sellel saatuslikul laupäeva pärastlõunal, keset möllavat lumetormi, tegi Catherine Davidson otsustava otsuse loobuda planeeritud marsruudist. Halvenev ilm ja õpilaste kasvav ärevus sundisid teda otsima alternatiivset teed. Selle asemel, et suunduda otse praeguse varjualuse poole, püüdis ta liikuda allamäge, lootes leida läheduses teise varjualuse. Kahjuks oli lumi lähedal asuvate varjualuste asukohad täielikult varjanud, muutes nende leidmise võimatuks ning sundides Davidsoni lõpuks loobuma lootusest Curranini jõuda. Kuna muid võimalusi polnud, otsustas Davidson valmistuda ööbimiseks piirkonnas, mis oli tema teadmata tugeva lumikatte tekkeks väga vastuvõtlik. Seda otsust kritiseeris hiljem Braemari mäepäästemeeskonna juht John Duff, kes märkis, et talvine ööbimine sellistes tingimustes Cairngormi platool on äärmiselt riskantne ja seda tuleks kaaluda vaid viimase võimalusena. Duff mõtiskles ka kogu ekspeditsiooni planeerimise üle, pidades seda teismeliste jaoks šokeerivalt üleambitsioonikaks ning pannes vastutuse nendele, kes reisi planeerisid ja heaks kiitsid. Kui öö saabus, kogunes grupp magamiskottidesse ja pivakikottidesse, kasutades lumevalli, et saada mingitki kaitset ilmastiku eest.
Alguses suutsid nad oma meeleolu üleval hoida. Kuid kui lumi jätkas kuhjumist, tekkis paanika, sest kardeti elusalt mattuda. Pühapäeva hommikuks oli olukord muutunud kriitiliseks. Ühe poisi karjeid oli kuulda lume alt ja Sheila Sunderland oli vaevu teadvusel. Hoolimata Catherine Davidsoni ja ühe poisi katsest abi järele minna, sundis tohutu lumi neid tagasi pöörduma, jättes neile vähe muud võimalust kui oodata, lõksus ja ühe meeleheitlikumalt. Kogu selle pühapäeva jooksul ei andnud lumetorm armu ning kui öö mägesid kattis, nägi grupp kauguses vaevu otsingurühma signaalrakette. Hoolimata nende pingutustest abi kutsuda, neelas ulguv tuul nende hääled ning nende enda hädasignaalraketid olid lumes kaduma läinud. See teine öö mägedes oli eriti õudne, kuna teismelised muutusid külmast üha segasemaks ja nende olukord halvenes iga tunniga veelgi. Esmaspäeva koidikul sai karm reaalsus selgeks. Enamik seltskonnast oli kas täielikult või osaliselt lume alla mattunud. Mõned liikmed olid tõenäoliselt juba surnud. Catherine Davidson surus end viimase piirini ja olles kokkuvarisemise äärel, teadis ta, et peab tegema viimase katse päästa ennast ja teised. Samal ajal mäe baaslaagris jätkasid Beatty ja teine juht Paisley oma jõupingutusi teabe kogumiseks suusakeskuses Glenmore Lodge'is ja Aviemoore'i politseijaamas. Meie pääste meeskonnad Cairngormist, RAFist, Kinlossist, Braymarist ja Aberdeenist valmistusid unatuslikuks otsinguks, mis pidi algama esmaspäeva varahommikul enne koitu. Otsingutööd muutusid tormistes tingimustes veelgi intensiivsemaks. Esmaspäeval, 22. novembril 1971, hoolimata ebasoodsatest ilmastikutingimustest, otsis piirkonda läbi umbes 50 meest, keda toetasid helikopterid. Braemari mäepäästemeeskond lähenes lõunast, jõudes Kurrani onni juurde, kuid leidis selle tühjana. Kuid oluline läbimurre toimus sellel hommikul umbes kell 10:30, kui RAF-i helikopter märkas Davidsoni, kes roomas meeleheitlikult käpuli üle platoo. Tema Erkorangi jope nähtavus lumivalge lume taustal köitis piloodi tähelepanu. Helikopter suutis piisavalt lähedale jõuda, et maha lasta 2 meeskonnaliiget, kes seejärel jõudsid Davidsonini. Ta ei suutnud kõndida. Tema jalad olid põlvitavas asendis kinni ja ta viidi õhutranspordiga turvalise kohta keerulise operatsiooni käigus, mida raskendas oluliselt helikopteri poolt üles keeratud pimestav lumi. Davidson viidi helikopteriga ja seejärel kiirabiga haiglasse. Hoolimata sellest, et ta oli hüpotermia kaugele arenenud staadiumis ja segaduses, andis ta olulisi vihjeid ülejäänud seltskonna asukoha kohta, öeldes vaid mõned sõnad. Burn Lochan, Maetud. Need vihjed juhatasid otsingumeeskonnad täpselt tragöödia toimumispaika. John Cunningham Glenmore Lodge'ist koos Beatty ja Paisley'ga olid esimesed, kes jõudsid traagilisele sündmuspaigale, kus nad leidsid 6 õpilase ja abilise surnukehad, kes olid sügavale lume alla maetud. Kõik olid traagiliselt hukkunud, välja arvatud üks, Raymond Leslie, kes veel hingas ja kelle eest arst kohe hoolitsema hakkas. Hiljem suutis kuningliku mereväe Sea Kingi helikopter, mida juhendas RAF Kinlossi mäepäästemeeskonna juht signaaltulede abil, toimetada Leslie kiiresti Rigmori haiglasse erakorraliseks raviks. Kajuks, Sheila Sunderland, Carol Bertram, Susan Byrne, Lorraine Dick, William Kerr ja Diane Dudgeon ei jäänud ellu. Nende erud nõudis üks rängemaid lumetorme, mida Cairngormid olid näinud. Nende grupist jäid sellest õudusest ellu vaid Catherine Davidson ja Raymond Leslie, muutes selle üheks mustemaks päevaks Suurbritannia mägironimise ajaloos. Järgmise aasta alguses pärast Cairngormi platoo katastroofi läbi viidud uurimine paljastas mitmeid olulisi vigu matka planeerimises ja läbiviimises. Uurimisel jõuti järeldusele, et matka keerukus ei olnud nii noorte laste jaoks sobiv, eriti arvestades selleks päevaks prognoositud ränki ilmastikuolusid. Uurimine kritiseeris otsust alustada matka hiljapäeval ning kasutada tooltõstukit, mis takistas grupil aegsasti kõnnitingimusi hinnata ja ohtu vältida. Uurimise soovitused rõhutasid vajadust, et välitegevuste juhid oleksid ametlikult sertifitseeritud, tagamaks, et neil oleks vajalik kogemus selliste ekspeditsioonide ohutuks juhtimiseks.
Lisaks soovitati, et matkad tuleks hoolikalt planeerida, arvestades osalejate vanust ja kogemustaset, eriti kui tegemist on lastega. Kuigi uurimine ei süüdistanud ühtegi konkreetset isikut, tõstatas see siiski küsimusi hädaolukorra varjualuste nagu Kurrani onn tõhususe kohta. Varjualune oli olnud matkajate jaoks oluline sihtpunkt, mis võis neid julgustada halva ilma korral edasi liikuma, selle asemel, et tagasi pöörduda. Pärast pika arutelu otsustati praegune onn lammutada, püüdes tasakaalustada ohutust seikluslike välitegevuste arendavate eelistega. Tänapäeval on Cairngormsi mäed endiselt populaarne sihtkoht, mida külastavad koolid ja tuhanded inimesed igal aastal. Laganlia keskus võtab endiselt vastu kooliekskursioone, kuid nüüd on kasutusel täiustatud ohutusprotokollid, mis tagavad, et kõik juhendajad on sertifitseeritud ja koolitatud rangete standardite järgi. Kuigi väiksemaid vahejuhtumeid esineb endiselt, on võetud meetmed edukalt ära hoidnud veel ühe Cairngormi platoo katastroofiga võrreldava tragöödia. Nii et mingis mõttes tuli sellest tragöödiast lõpuks siiski ka midagi head. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ele vapralt.